Elus tuleb ette hetki, mil kõik tundub koost lagunevat. Plussid muutuvad miinusteks, tuttavad teed pöörduvad ummikusse ja mõistus otsib asjatult loogikat. Me nimetame seda kaoseks. See võib olla ootamatu kaotus, terviseprobleem, muudatus tööl või sisemine kriis. Kaos ei küsi, kas me oleme valmis, ta lihtsalt tuleb. Aga ehk on sellel siiski põhjus. Kaos raputab meid välja harjumuspärasest. Ta eemaldab fassaadid ja paljastab, mis on tõeliselt oluline. Kuigi kõik näib olevat kontrolli alt väljas, on see ka hetk, mil tekivad uued vaatenurgad, sügavamad taipamised ja sageli ka ootamatud võimalused. Ent neid võimalusi ei ole lihtne märgata, kui silmad on täis hirmu ja süda raskusest lukus. Siin tulebki mängu tänulikkus. Tänulikkus ei tähenda, et me eitame raskusi või teeme näo, et kõik on korras. Pigem on see oskus leida killuke valgust isegi kõige sügavamas hetkes. Kui me lubame endal peatuda ja küsime, mille eest ma saan täna, siin ja praegu, olla tänulik, muutub kaos natukene selgemaks. Tänulikkus aitab meil näha, et ka murdumises on ilu, sest just seal toimub kasv. Kui me oleme tänulikud, muutub meie sisemine olek. Meie tähelepanu liigub puudustelt sellele, mis on olemas. Ja see, millele me tähelepanu pöörame, saab lisaenergiat ja kasvab. Tänulikkus avab südame ja teravdab pilku. Nii märkame peeneid märke, juhuslikke kohtumisi, uusi ideid, mis muidu jääksid kaose segadusse kaduma. Võib-olla on kaos lihtsalt uue alguse algus. Paljud elu muutvad ideed, suunamuutused või sügavad sisemised taipamised saavadki alguse hetkest, mil kõik tundub lootusetu. Kaose hetkel võib tänulikkus olla nagu kompass. See ei anna alati vastuseid, aga näitab suunda. Ta tuletab meelde, et ka siis, kui kõik muu muutub, jäävad alles lihtsad asjad. Õhk, tuksuv süda, sõbra toetus, soe päike aknalaual. Just nendes hetkedes peitub uus võimalus. Tänulikkus ei tee elu lihtsamaks, aga see teeb meid tugevamaks. Ta aitab meil seista kaose keskel sirgelt, avatud südamega ja silmadega ning sisemise rahuga. See rahu ei tähenda tegevusetust, vaid selgust ja usaldust, et elu ei juhtu meie vastu, vaid meie jaoks. Kui sa järgmine kord tunned, et maailm on sassis ja suunataju kadunud, peatu hetkeks. Hinga. Küsi endalt, mis on see üks asi, mille eest ma saan olla täna tänulik? Võib-olla ei muutu olukord kohe, aga sina muutud. Ja see muudab kõik. Kaose keskel peitub võimalus. Ja tänulikkus on see, mis aitab meil selle üles leida. Aitäh ja peatse kuulmiseni!